Tänavu kevadel teatas Läti ettevõte Ride Mobility, et toob Eesti turule renditavad pisimopeedid. Juba toona esitati kriitilisi küsimusi, et kuhu taolised punased sõiduvahendid Tallinna tänavatele üldse mahuvad või mil moel hakkavad nendega läbi käima teenuse kasutajad. Ta ei tohi sõita kõnnitee peal, aga ma siiski kaldun arvama, et liiklejad hakkavad kasutama ka kõnniteed sõitmiseks. Ja nüüd, kui see 50 kilogrammi pluss veel juht sinna peale panna, liiklus osaleb sellisel kujul liiklustihedates kohtades, kus palju jalakäid on, siis võib seal õnnetusi juhtuda. See on peamine murekoht. Eriti kui algusajal oli palju rikkumisi nähtavalt, sõideti mitmekesi, sõideti palju alaealiselt, sõideti kõnniteel, siis meie kogemus on see, et kui me teatasime, siis tegelikult vastav ettevõte väga kiiresti blokeeris seadusrikkujate kontod. Et selles osas meil etteheiteid ei ole, aga küll on küsimus selles, et kas peaksid olema need reeglid ja need standardid, mille järgi valideeritakse kasutaja vanus tugevamad. Kuigi Eestis on lubatud juhtida pisimopeedi alates 14. eluaastast, siis Ride Mobility kaherattalisi võivad rentida eraldi rakenduse kaudu siiski inimesed alates 18. eluaastast. Ometi jääb variant sikku teha, sest päeva lõpuks ei suuda äpp teenuse tegelikku kasutajat ning tema vanust fikseerida. See teema tõstatub teravalt olukorras, kus juhtub midagi tõsist. Sākotnējā informācija liecina, ka pieturas punktā Imanta virzienā uz Jūrmalu stāvēja elektrovilciens. Pārbrauktuves barjera bijusi nolaista, darbojusies signalizācija. Tajā pašā laikā no Jūrmalas puses tuvojās vēl viens vilciens, un tieši tad meitenes uz viena elektrovelosipēda šķērsojušas pārbrauktuvi, kā rezultātā notikusi traģiskā sadursme. Kolmapäeval Riias juhtunud õnnetuse järel, mil hukkus 2 pisimopeediga rongi ette sõitnud 13-aastast tüdrukut, peatas Läti Tarbijakaitseamet Ride Mobility renditegevuse. Šī traģēdija varēja nenotikt, un viņa notika patiesībā tādēļ, ka pieaugušie nerīkojās atbildīgi un neizdarīja visu, kas viņiem būtu bijis jāizdara. Ride Mobility äpis piisab vanuse kinnitamiseks vaid sõna yes kirjutamisest. Eestis on tagatubades arutatud, kas äkki saaks verifitseerimist karmistada ID-kaarti kasutusele võttes. Paraku on see ettevõtetele piisavalt kallis, et mitte vabatahtlikult meedet rakendada. Kui aga vaadata riigi või kohalike omavalitsuste poole, siis seal ilmneb poliitilise tahte nüanss. Sellel aastal, kui Tallinna linn pöördus Vabariigi valitsuse poole, Riigikogu poole, et saada täiendavaid õiguseid eeskätt selles, et määrata kergliikurrendi piirarvud, et palju neid sõidukeid üldse Tallinnas on. Et sellisel juhul ei valitsus ega Riigikogu ei näinud põhjust, et miks peaks neid õigusi juurde andma. PPA sõnul on kergliikuritega seotud probleemid Eestis tõsised, sest aastas toimub nendega õnnetusi 300 ringis ja 25% juhtudel on osalisteks alaealised. Kusjuures peamiseks mureallikaks on erakätes kergliikurid, mille gabariidid on selgelt võimsamad kui reguleeritud rendisõidukitel. Me ikka üldiselt pooldame seda, et me saame kokku kõigi ettevõtjatega, määrame ühised reeglid, võrdne konkurents kõigi vahel ja ühiselt määrame need reeglid, millest me kõik loodetavasti siis ka kinni peame, et ohutus ja teiste linlaste turvatunne oleks tagatud.